Tere kõigile ka minu poolt. On väga hea meel siin sellise arvuka kuulajaskonna ees esineda, näha siin nii palju minu endisi õppejõude ja teisi tuttavaid. Ja muidugi väga kena meie asutust kutsuda üldse esinema, sellepärast, et meil on tõesti huvitavaid andmeid ja infot kohe tõesti väga-väga palju. Ja täna räägin siis, nagu sai juba öeldud, majapidamiste struktuuris ja tootmises toimunud muudatustest viimastel aastatel. Ja mõeldud on siis niimoodi, et kõigepealt annaks õige veidi üldinfot, räägiks metoodikast, mida ja kuidas me üldse teeme, ja siis juba konkreetsemalt näitakski mõned meie andmed, mis ilmselt aitavad veidi valgust heita sellele teemale, mida me siin täna lahkame. Meie Statistikaametis toimetame vastavalt riikliku statistikaprogrammile, mis eelkõige lähtub siis Euroopa Liidu määrustest ja siis lisaks on seal võimaluste piires lisatud siis veel ka siseriiklikke tellimusi. See statistikaprogramm kinnitatakse Vabariigi Valitsuse poolt, on kõigi tarbijatega kokku lepitud ja võimalikult siis kõikide vajadusi ja soove arvestatud. Siis kuigi palju lisaks nendele juba programmis olevatele siseriiklikele vajadustele võimaluse korral meie asutus teeb ka tasulisi tellimustöid, juhul kui selleks ressurssi leitakse. Ja siis andmete kasutamise poolelt mainiks siis nii palju, et vastavalt riikliku statistika seadusele eelkõige me muidugi kasutame igasugustes administratiivandmekogudes olemasolevaid andmeid, me kasutame kõiki võimalikke PRIA andmebaase, me kasutame Põllumajandusameti mahepõllumajanduse seemnekasvatuse, me kasutame andmebaase, me kasutame Maksuameti äriregistri, maakatastri, kõik võimalikke andmebaase, mida on olemas ja meile kättesaadavad ja siis ülejäänud vajalikud andmed kogume siis juurde oma statistiliste küsimustikega. Meil on nii kuulised, kvartaalsed, aastased kui ka ebaregulaarsed küsimustikud, nii kuidas tarvis on, me neid täpselt kasutame. Ja juhul, kui nendest ka veel jääb väheks ja on selliseid andmeid, mida on otstarbekas või võimalik või vajalik lihtsalt arvutuslikul teel leida, siis me kasutame erinevaid statistilisi meetodeid mudelarvutustena. Ja nagu öeldud, nende uuringute jaoks on meil siis omad statistilised nimekirjad, päris sageli põllumajanduslikud majapidamised küsivad, et kuidas mina siis nüüd teie nimekirja sattusin, et meil on omad statistilised nimekirjad, mida me haldame ja kust pealt me siis oma valimid võtame vastavalt kõikidele statistikateooria reeglitele, nii et oleks tagatud täielik esindatus ja õiged andmed. Nii palju siis päris nii sissejuhatuseks meie asutuse tegemistest. Aga metoodika poolelt rääkides on ilmselt see kõige olulisem, et Euroopa Liidu põllumajandusstatistikas põhiliseks üksuseks on põllumajanduslik majapidamine. Vahel küsitakse, et mis see majapidamine, et see justkui natuke ikka veel veidi võõras termin, kuigi nüüd on juba päris kaua teda kasutatud. Järgi selline üksus, kus on vähemalt üks hektar kasutatavat põllumajandusmaad või kus toodetakse põllumajandussaadusi põhiliselt müügiks. Ja see tähendab, nagu definitsioon ütlebki, kuuluvad siia siis mitte ainult lihtsalt traditsioonilised põllumajandustootjad, vaid ka näiteks hooldusniitjad, sellepärast, et Euroopa Liidu põllumajanduspoliitika reeglite järgi on ka hooldusniitmine põllumajanduslik tegevus. Ja kui me siis räägime oma 17 000 majapidamisest, kes meil praegu Eestis umbes täpselt on, siis on ilmselt see arusaadav, kui me ütleme, et nagu öeldud, hooldusniitjad on seal sees, seal on kõik võimalikud erineva suurusega üksused, alates suurtest juriidilistest isikutest kuni päris väikeste oma tarbeks tootjateni. Põhireegel on siis see, et oleks vähemalt see 1 hektar kasutatavat põllumajandusmaad või siis tootmine põhiliselt müügiks. Siin joonisel on siis näha 10-aastane aegrida, kuidas meil majapidamiste arv Eestis on muutunud, kui 2010 ja 2013 vahel juba paistis, et just kui peaaegu on nagu see arv juba stabiliseerunud, see muutus 2% seal oli juba hoopis väike, siis 2016 jälle
majapidamiste arv kukkus päris oluliselt. Esiteks me teame kõik, et tulid välja küllalt olulised hooldusniitmise piirangud, nii et meil kadusid kohe tuhanded hooldusniitmise üksused siit majapidamiste hulgast, aga paraku kadus küllalt palju ka loomakasvatusega tegelevaid majapidamisi ja siia joonisele ongi siis kohe juba juurde võetud ka loomadega majapidamiste arvude andmed. Loomadega on siis kõikvõimalikud loomad, linnud on siis arvesse võetud. Ja nagu siit paistab, on siin siis muutus päris oluline suur, nii et 2016 seisuga on meil 10 aasta tagusest arvust veel loomadega majapidamiste arvust alles jäänud veel 7000. Ja siis lisaks veel, et veidi rohkem veel seda olukorda illustreerida, on siis ja samasele joonisele veel juurde võetud loomühikute arv. Loomühikuid me arvutame söödavajaduse järgi, nii nagu meil just siin koolis õpetati, Euroopa Liidu määrustes on see ka üle kirjutatud veel ikka piimalehm koefitsientiga 1 ja teised loomad veidi väiksemaga. Ja kui siin paistis, et hoolimata nende loomadega majapidamiste arvu langusest ka varasematel aastatel ikkagi loomühikute arv veel püsis küllalt stabiilsena, siis 2016 langes juba ka see loomühikute arv päris oluliselt 10% ja seda eelkõige siis just piimalehmade ja sigade arvu suure languse tõttu. Siis järgmisena on veel välja võetud mul majapidamiste struktuuri andmed, kus on siis suurusgruppide järgi näha, kuidas meie majapidamised Eestis jagunevad. Suurusgruppe me arvutame üksuste põllumajanduskultuuride kasvupindade ja loomade arvude järgi. Jällegi kasutame teatud koefitsiente, mille kaudu arvutame igale üksusele välja hinnangulise toodangu väärtuse. See on siis eurodes. Ja niimoodi gruppidesse jaotatuna näeb see siis nii välja, et väga suur enamus meie majapidamistest on väga-väga väikesed üksused ja suuremaid on siis päris suurtes gruppides hoopis vähe. Ja mis tahes aastat kõrvuti võtta, on see pilt kogu aeg ikka ühtemoodi, et ikka kogu aeg see väikeste majapidamiste arv väheneb, suuremate oma veidi suureneb ja nagu siitki pildi pealt paistab, siis see piir on kuskil umbes 15 000 euro juures. Kuni sinnamaani siis enamasti see majapidamiste arv väheneb ja sealt alates siis on kuskil 15 000 kuni 100 000 eurot olulisi muutusi ei ole ja siis alates 100 000 siis majapidamiste arv kasvab. Siin viimase 2 uuringu vahel oli see siis 330 üksust lisaks ehk siis kolmandik, mis on päris suur ja oluline arv. Loomulikult ega nad kuskilt taevast ei kuku alla uued majapidamised, et ikkagi need keskmised kasvavad veidi suuremaks ja mis siin muud põhjust saab olla, kui ikka see, et vaja ju võimalikult efektiivne olla. Siis järgmisena seakasvatuse andmed meie tootmisstatistikast. Põllumajanduse struktuuriuuringutest saame me ka majapidamiste arve ja siis iga-aastaselt on meil veel täiendavad uuringud, kuna sigade andmeid kuskile registrist sellisel kujul ei ole. Tõsi küll, kuigi palju nüüd Veterinaar- ja Toiduamet haldab neid andmeid, aga meil on ka oma uuringu andmed. Ja nagu siit näha, siis viimase 2 uuringu vahel, see on siis 2013-2016 struktuuriuuringud, siin on kukkunud nii sigade arv kui ka oluliselt langes sigadega majapidamiste arv ja kuigi majapidamiste arvu siin pildi peal praegu ei ole, siis ma võin öelda, et see majapidamiste arv langes 750-150, mis praegu on siis veel oluliselt väiksem, nii et paraku ega neid seakasvatajaid meil väga juba enam alles ei ole. Ja sigade arvu langusest sai juba öeldud ja see on ka pildi pealt näha, aga tore uudis on siis see, et 2017. aasta esialgsed andmed näitavad juba õige veidi väikest tõusu. Juba on sigade arv tõusnud 284 000 tagasi, see on siis pluss 7%. Mis on ikka parem kui eelmisel aastal juba veidi. Siis järgmisena veidi infot piimakarja ja piimatootmise kohta.
Siin on siis joonisel välja toodud piimalehmade arvu muutus ja samal ajal siis ka piimatoodangu muutus. Kui piimalehmade arv vähenes, siis 2013-2016 vähenes 98 000-lt 86 000-le ehk siis 12%, siis see oli juba tõesti väga suur muutus, kuigi iseenesest on see muutus juba pikas aegreas või õigemini vähenemine juba pikas aegreas kestnud. Ja samuti siis oluliselt vähenes nende majapidamiste arv, kellel siis neid piimalehmi üldse oli, näiteks 2 viimase uuringu vahel, 2013-2016 struktuuriuuringute vahel. See majapidamiste arv, kellel oli siis piimalehmi, langes 2500-lt 1700-le ehk siis kolmandiku võrra. Ja eelkõige kadusid ära 1-2 piimalehmaga majapidamised, aga paraku ei jäänud, arvetades kriisiolusid ja kõike ümbritsevat, ei jäänud kahjuks puutumata ka suuremad üksused, nii et neid vähenemisi oli siiski igas grupis. Ja kui me varem olime harjunud sellega, et hoolimata piimalehmade arvu pidevast vähenemisest piimatoodang ei vähenenud või isegi tõusis, siis siin on näha, et sellistele oludele ei pidanud ka juba meie piimatoodang vastu, nii et 2016 on juba näha ka piimatoodangu langust. Aga samas jällegi on välja toodud 2017. aasta esialgsed andmed, mis näitavad väikest tõusu. See tähendab siis piimalehmade osas pluss 0,3%, piimatoodangu osas 1,1%. Ja jätkuvalt muidugi piimatoodang lehma kohta, see on siis Eesti keskmine üle kõigi arvestatuna, tuleb meil juba üle 9000 kilogrammi, see on siis 9159, ma kirjutasin sellepärast täpselt välja, et me oleme sellega Euroopa Liidus juba ära märgitud teisel kohal Taani järel. Nii et see kriis ja kõik need olud, mis meid on ümbritsenud, on viinud juba väga olulisele efektiivsuse tõusule ka selles vallas. Siis järgmisena näitaks teraviljakasvatuse infot veidi, sest teatavasti viimased aastad on siin olnud küllalt heitlikud. Siin on näha siis, kuidas on muutunud teravilja kasvupind ja kuidas on muutunud saak. Kui siin külvipind on püsinud 300 ja 351 000 vahel erinevatel aastatel, 300 ja 351 000 hektari vahel viimastel aastatel, siis on näha, kuidas saak on oluliselt kõikunud. Teatavasti 2015 saime siis need rekordsaagid ja samal ajal siis 2016 oli siis suur langus. Nii et isegi 2015 rekordsaak oli 64% kõrgem kui 2016. aastal ja 2017 on meil muidugi eriti värskelt meeles, kui jällegi saagikus oli küll nii palju õnneks kõrge, et oleks võinud saada veel uued rekordsaagid, aga paraku koristustingimused seda ei võimaldanud, nii et see saak jäi siis oluliselt allapoole loodetud taset. Ja kuigi siin pildi peal jälle ei paista, siis põllumajanduse struktuuriuuringutest saame me infot ka nende majapidamiste arvu kohta, kes teraviljakasvatusega tegelevad, nii et 2013-2016 uuringute vahel on siis nende kasvatajate arv jäänud umbes 500 võrra väiksemaks, see on siis umbes 5500-lt 5000-le. Ja siis viimasena veel siis kaunviljakasvatuse kohta veel samuti üks pilt, kuna siin on juba sellised huvitavad andmed, et kui me oma andmeid ka Euroopasse saadame, siis küsitakse juba, et kas teil viga ei ole tekkinud, kuna kasvupind on nii kiiresti ja nii palju suurenenud, aga siin mingisugust viga ei ole, see on tõesti, põllumehed on hakanud aina rohkem ja rohkem kaunvilja kasvatama ja enamasti on sellest saadud ka mõistlikku saaki, välja arvatud siis sel aastal, kui koristus oli juba nii palju häiritud, nii et saak jäi juba hoopis madalaks. Kui me avaldame oma saagikust andmeid, siis peab alati arvestama seda, et me avaldame kasvupindade kohta. See tähendab seda, et sisuliselt läheb siis
sisuliselt läheb siis see number selle võrra veel madalamaks, et tegelikult kui me koristuspinna ehk selle kätte saadud pinna kohta arvestaks, siis tuleks numbrid kõrgemad. See on siis kaunvilja kohta. Ja siin nagu sai öeldud juba suurenemine siis 5 korda ja praeguseks 65 500 hektarit. Ja majapidamiste arv, kes tegeleb, on siis viimase 2 uuringu vahel kasvanud rohkem kui 2-kordseks, ehk siis umbes 700 pealt 1700 peale. Aga saak selline niruvõitu jällegi. Ja kui siin siis nüüd püüda seda asja kuidagi kokku võtta, kriisi kohta ütleme siin piimalehmade ja sigade andmed räägivad enda eest, aga viimase ütleme siin teravilja ja kaunvilja slaidi juures minu tekkis küll see mõte, et olgu muud, mis on, aga ilmselt see ilmafaktor on muidugi see asi, millest nüüd kunagi üle ega ümber ei saa, et seda peab lihtsalt aksepteerima, et põllumajandustootmine, nagu meil alati siin kooliski räägiti, ei ole päris tavaline tootmisharu. Siin peab arvestama, et kõiki faktoreid ei ole võimalik kontrollida ja väga selgelt on siis ilm viimastel aastatel mõjutanud põllumajandustootjaid nii, et saagid on jäänud kehvemaks, kui nad oleksid võinud olla. Seekord siis, kuna minul oli antud see avaettekande võimalus siin, siis hinnainfot ma üldse ei käsitlenud, kui me rääksime siin lühidalt piimalehmade ja ka piimatoodangu väikesest kasvust, siis tuleb arvestada, et meil on olemas kahjuks ka hinnastatistika, õigemini kahjuks, ütleme mitte kahjuks hinnastatistika, aga hinnastatistika õnneks on olemas, aga kahjuks näitab ta seda, et kuuliselt kokkuostu hind viimastel kuudel on jälle väikesest languses. Ja kui meil siin päris selle kriisi haripunktis oli päris hea info selle kohta, missugused olid need tööstused, kes otseselt sidusid piima kokkuostulepingute hinnad meie poolt avaldatavate hindadega, siis meil on küll veidi hirm, et kuidas need uued andmed nüüd jälle piimasektorile mõjuvad. Aga ma usun nendest hindadest ja muudest majandusnäitajatest tuleb siin päris palju järgmistes ettekannetes veel juttu, nii et see oli see põhjus, miks pärast siis mina vastavalt oma teemale keskendusin seekord siis struktuurile ja muutustele. Aga nüüd oleks minu poolt sisuosa kõik, nii et ma võiks proovida küsimustele vastata. Jah, et kas on kohe küsijaid saalist? Aitäh! Väga huvitav oli kuulata ja kui ma mõtlen niimoodi, et kui me mõtleme, et me oleme vaesed, siis me olemegi vaesed ja kui me mõtleme, et me oleme kriisis, siis olemegi kriisid. Aga kas teile jäi meelde kaunvilja kasvatuse pilt? Kas sealt on midagi kriisi näha, esiteks, ja teiseks see, et aasta ilmastik rikkus ära saagi, ka on kõigile teada. Nii et elame selles mitte kriisis, vaid me lähme ülespoole. Aga küsimus kahjuks on mul tegelikult, mida ma tahan ka kõigi kuuldes esitada, on sellest terminoloogiast, et on põllumajanduslik ettevõte, eks ole, põllumajanduslik. Kas me ei võiks selle asemel hakata kasutama talu, kuna see definitsioon, mis oli nüüd põllumajandusettevõtte kohta, see kataks ka talu. Aga see on idee, mida ma tahan hakata edasi arendama, nii et ma tänan veel kord, aga küsin, kas võiks olla meil ka talu mõiste laiemalt, kui ta siiani on olnud? No see, kuidas laiemalt kasutatakse, see on nüüd võib-olla siin teisi saalis ja inimesi, kes oskavad paremini kommenteerida, aga mis statistikasse puutub,
siis meil on see suur eelis, nagu ma ütlesin, enamus põllumajandusstatistikast lähtub Euroopa Liidu regulatsioonidest, nii et see tähendab seda, et kui minna Eurostati kodulehekülje peale, siis sealt saab täpselt vaadata ka kõiki teiste andmeid, mis on meiega võrreldavad, nii et kui me vaatame näiteks põllumajanduslikke majapidamisi, mõtleme meie 17 000, siis sealt me näeme üle Euroopa Liidu täpselt sama definitsiooni järgi umbes 12 miljonit või kõik teised, ütleme, majapidamiste andmed, kuna see on siiski selline küllalt omapärane piir valitud, siis on selle järgi saab olla kindel, et kõikidel on võrreldavad andmed, olgu see siis kasutatav põllumajandusmaa või mingid muud näitajad, see garanteerib just sellise definitsiooni kasutamine, et kõik andmed on omavahel võrreldavad. Aga muidu praegu on, kui juba jutuks läks majapidamise definitsioonist, siis praegu on see asi ka Euroopa tasemel läbivaatamisel, kuna kõikides riikides on tootmisüksused on nii palju suurenenud, siis on kaalumisel see, et tõsta seda majapidamise alampiiri, kui me praegu räägime 1 hektarist ja müügist tootmisest, siis oluliselt kõrgemale, nii et võib-olla siis mõne aasta pärast, kui siin teha uut ettekannet, siis võib tekkida selline olukord, et võib-olla tõesti räägime siis mingisugustest teisest mõistest või vähemalt on siis lävend kuskil mujal teise koha peal, mitte enam nii madalal, nagu ta praegu on. Kas on veel küsimusi? Mati ja siis Aavo. Aitäh ettekande eest. Eks see põllumajanduslik majapidamine, et see varv on nii suur, ajab paljud tarbijad ikka natuke segadusse. Kas te oskate öelda, kui palju nendest, ütleme nüüd selles viimases 16 500 tunnetab avatud turul konkurentsivõimet? No see asi näeb struktuuri järgi umbes nii välja, et keskeltläbi 8%, ehk siis alates kuskilt umbes 100 000 eurost need üksused, keda on siis kuskil 1000 kanti, toodavad üle 80% meie põllumajandustoodangust, nii et see ütleb nagu ilmselt kõik ära. Et kes on siin põhilised tootjad, kes on väga väiksed oma tarbeks tegutsejad ja nagu enne sai juba öeldud, siis esimeses tulbas siin tegevust üldse ei toimu praktiliselt, tuhandetes üksustes ikkagi mitte. Mati, seal oli küsimus. Aitäh kena ülevaate eest. Mina sooviksin küsida ka selle sama slaidi kohta, et kas Statistikaamet on teinud ülevaadet ka selle kohta, et mis saab nendest 2 esimesest tulbast, kus on kuni 4000 eurot siis majanduslik suurus, et kas me võime järeldada, et need on tegelikult Eestis nagu kustuvad suitsud, et maaelupoliitikas need majapidamised kaovad ära, et sest näha on, et edasi seda kasvu ka ei ole. Ja kas võiks prognoosida, et kui kiiresti see esimene 2 tulpa ära kaovad? Küsimused on kõik väga head, et ma võib-olla vastaks selle peale nüüd niimoodi, et need hooldusniitjad majapidamised. Tegelikult ütleme niimoodi, et me kõik oleme kuulnud neid jutte, et vaja oleks arendada nende maade peal tootmist, vaja oleks anda rohkem tootjate kasutusse ja nüüd tegelikult 2016 uuringuga see nii paistiski, et iseenesest mitte otseselt ütleme see ikkagi hooldusniitmise pind kadus ka ära, muidugi heinamaa ei kao kuskile, eks ole ära. Et nüüd ongi valikute koht, et mis me temaga teeme, et kas me hooldusniidame seda pinda, me jätame ta lihtsalt niimoodi kõrvale seisma või siis teine variant on muidugi praegu on tegelikult rõõmustavaid uudiseid, õige veidi tegelikult ka selles vallas on, et lihaveise kasvatus meil ka ju päris kenasti tegelikult areneb, et võib-olla tõesti siis kuigi palju nendest maadest oleks võimalik näiteks ütlema ka lihaveise kasvatuseks kasutusele võtta, aga samas ilmsesti arvestades meie loodusmaastikku, mida me näeme, siis meie oludes ilmselt see hooldusniitmine on ka ikkagi, see on nüüd minu päris isiklik arvamus, see on ilmselt ka äärmiselt mõistlik tegevus, sellepärast, et päris sellisel kujul kõike tootmiseks kasutada võib vast ka raskeks minna, aga see on ilmselt, ma arvan, et selle teemal siin saab siis võib-olla pärast täpsemalt arutada, et selline väga mulle tundub juba põllumajanduspoliitiline küsimus, aga selge on see, et väikeste arv kogu aeg on vähenenud. Küsimusi veel?
Et kui hetkel saalist ei tule, siis ma küsiksin seda, et kas sa oskad öelda, millistes põllumajanduse valdkondades on kõige suurem infopuudus praegu statistika mõttes? Või on kõik hästi kaetud statistiliste uuringute ülevaadetega? No ütleme niimoodi, et meil on küll andmeid tegelikult igasuguseid, aga see alati paistab niimoodi välja, et kui keegi hakkab midagi täpsemalt küsima, siis kindlasti neid jälle ei ole. Et näiteks meil oli aianduse ümarlaud, kus aiandustootjad väga õigesti jälle tõid välja, et ikkagi oleks vaja veelgi detailsemat statistikat, nii et tegelikult neid kohti on muidugi jätkuvalt ja alati, kus oleks võib-olla vaja täpsemaid andmeid, aga siin on mitu küsimust, et esiteks muidugi alati see ütleme finantside küsimus ja teiseks järgmisena ka halduskoormuse küsimus, et me ise arvame, et praegu eelkõige, nagu ma ütlesin, on aluseks Euroopa Liidu regulatsioonid ja siseriiklike vajaduste osas on leitud selline, kuidas öelda siis selline võimalikud kesktee, mis sobiks nii andmeesitajate poolelt vaadatuna kui ka kasutajate poolelt vaadatuna, aga see ütleme, selline lõhe jääb nii-öelda alati, et andmeesitajad arvavad, et ärge küsige ja tahtke midagi, samal ajal kui kasutajad küsivad, et meie tahaksime veel juurde aiandust ja meil oleks vaja veel eraldi seal, ütleme, selle ja tolle ja mille kohta. Et aga kui on muidu selles mõttes, ütleme, konkreetseid tellimusi või häid ettepanekuid, mida tõesti oleks vaja veel juurde arendada, siis meie oleme alati valmis arutama ja võimaluste piires tegema muudatusi ka programmis. Kas on vahepeal tulnud saalist küsimusi? Tänud ettekande eest, et mul tekkis üks küsimus selle sigade slaidi puhul, et seal mul jäi kuidagi kõrvu, et 750 majapidamiselt 150 majapidamisele on langenud majapidamiste arv seakasvatuses, aga kui vaadata seda sigade arvu, siis viimasel 2016-17 on nagu tõusev trend taas, et majapidamiste arv on vähenenud, et kas siis siit võiks teha nagu järelduse selles osas, et suuremad majapidamised on nii-öelda suutnud sellest nii-öelda katkust nagu puutumatuna jääda suuremas osas ja pigem on need sigade arvu kasvatada veelgi, et kas see võiks olla õige järeldus või mis selle taustat? No küllap ta nii on. Seakasvatuses nagu igal pool mujal on loomulikult samuti kontsentreerumine ja see kontsentreerumine on siin tugevam kui kuskil mujal. No linnukasvatus muidugi ka meie oludes väga-väga. Aga praegu näeb see asi juba niimoodi välja, et kui me teeme siin, ütleme, oma pisikese panuse SKP arvutamiseks põllumajanduse osas, teeme kvartaalseid seakasvatuse uuringuid ka, siis meil piisab tegelikult, kui me saadame paarikümnele üksusele välja, me saame praktiliselt kogu Eesti olulise seakasvatuse juba kaetud. Nii et selge on see, et see kontsentreerumine on olnud väga suur, need väikesed üksused on suurelt osalt ära kadunud ja praegu arvestades kõike ümbritsevat, ma küll ei julge arvata, et see kuidagi see trend nüüd pöörduma hakkaks, aga võib-olla on see siiski võimalik. Nii, küsimus. Niisugune küsimus, et kuidas me paistame välja Euroopa riikide üldisel taustal oma või ettevõtjate suuruse osas, et kas meie kõige suuremad ja see protsentuaalne kogutoodangusse suhe, et kuidas see välja paistab? Kahjuks mul ei ole nüüd konkreetseid numbreid alles kaasas, aga kindel on see, et meie majapidamised on teiste Euroopa Liidu riikidega võrreldes oluliselt suuremad ja ka oluliselt efektiivsemad. Et siin tuleb huvitavaid ettekandeid majandusarvestusest, tuleb raamatupidamise andmebaasist, nii et võib-olla tuleb sellest ka juttu, aga Euroopa silmis meil kindlasti millegiga häbeneda ei ole, et siin on kõik need kriisid on meid juba nii palju karastanud ja kõik need majapidamise suurenemised, need on ka ju, küllap nad on seotud otsapidi ka ikkagi selle efektiivsuse saavutamisega, no mitte ainult, eks ole, aga see on oluline asi, nii et paraku praegu kahjuks sellist slaidi ei tulnud pähe teha, aga ma usun, see näeb hea välja.
nii, kas on küsimusi veel? Mul üks küsimus tegelikult veel tekkis, et sa mainisid, et see loomühikute arvestus käib selle järgi, kui palju loomad söövad. Ja samal ajal, kui piimalehmad on hakanud rohkem välja lõpsma, järelikult nad on hakanud tegelikult ka rohkem sööma. Et kas ja millal siis neid loomühikuti koefitsiente vastavalt sellele korrigeeritakse või jah? Nagu ma enne rääkisin, kogu põllumajandusstatistika enamasti harmoniseeritud Euroopa Liidu õigusaktidega. Meil on eraldi õigusakt, kus on kirjas loomühikute koefitsiendid ja nüüd järgmiseks korraks, kui me töötame eelmise aastal, peaaegu juba on parlamendis viimases lõpus arutamisel, siis kuigi palju seal juba midagi tegelikult ma praegu julge öelda, kas sai täpsustatud midagi, aga selge on see, et piimalehma koefitsient 1, need olid mingisugused pisiasjad, mida kuskilt seal päris allpool arutati nende, ütleme, väga detailsete vanusegruppide ja mille lõikes, aga põhimõtteliselt on see, ma arvaks, võimalik selles mõttes, et kui praegu juba ma jäin nüüd natuke vastuse võlgu, kas muudeti ära või ei muudetud. Seda peab võrdlema 2 määrust, aga saab mõelda selle peale. Okei. Nii, kas on saalist tulnud küsimusi vahepeal? Kui ei ole, siis ma veel esitaks kõige viimase küsimuse, põhimõtteliselt sama küsimuse, mis oli esimene küsimus Jaan Kivistiku poolt. Aga ma laiendaks seda niimoodi, et meil tegelikult statistiliselt ametlik selline termin on põllumajanduslik majapidamine, aga niimoodi käibeterminitena on meil väga palju erinevaid mõisteid. Näiteks põllumajandustootja, tootja, tegelik tootja, aktiivne tootja, põllumajandusettevõtete grupp, talu ja nii edasi. Et kas selline terminoloogiline segadus ja mitmekesisus on see ainult Eestile eripärane või kui sa suhtled teiste riikide kolleegidega, et ka seal on nagu probleeme nende määratlemisega? No minule muidugi tundub, et segadust ei ole, sellepärast, et igal asjal on oma väga kindel definitsioon, enne kui millegist räägime, siis lepime kokku, mis meil mida tähendab ja selles mõttes mina arvaks, et olulist segadust nagu siin osas ei peaks olema. Selge. Siis on kõik selge, kui segadust ei ole. Aga suur aitäh!